Tere! Täna tulime siis Indrekule külla. Indrekust ei ole kuulnud väga kaua, nii palju kui ainult saadetest näete. Tulin siia Tartusse tennist mängima ja siis mõtlesin, ma tulen Indrekule külla. Mängisin tennist, nii raske tennisemäng oli, et käed on kõik igapidi villis katki, kuna ma enam trenni tennisega ei tee lihtsalt käin mängimas sellepärast, et poistel oleks mängijaid rohkem ja kuna ma ei tahtnud täna alla ka anda, et seda kolmandat kohta ikka kätte saada, siis see mäng kestis 4 tundi. Ja tänaseks olen väga väsinud ja nüüd me küsime siis Indreku käest, kuidas Indrekul läinud on? No hästi, olen vahepeal terveks saanud ja nüüd elu läheb edasi. Käin jälle tööl nüüd. Jälle käisime natukene väljas Kristjaniga. Ja, tegelikult ega niimoodi ei mindagi, et lähme nüüd võistlusmängu mängima, aga me käisime meile ööklubis ja siis ega ma eriti magada ei saanudki ja siis läksin tennist mängima. Kõva mees. 4-tunnine mäng on ikka päris pikk. Nojah, see oli ainult see üks nendest mängudest. Oli hästi pikk 4-tunnine. Lihtsalt teine pool ei tahtnud alla anda. Ja ise ka ei anna alla, et ei ole siukest, ei ole selline isiksus, et annaks alla. Tahaks muidugi anda, ma tegelikult tulin ju ainult filmi, mõtlesin, ma teen nendest väiksed ülesvõtted. Ja nüüd on Indrek siis täitsa terve, jah? Ma loodan. Loodad? Ja kui sügise reisile äkki lähme, kas tuled veel kaasa? No ikka tuleme, et peab välja mõtlema, kuhu minna ja mida teha. Ja meil ei olegi plaan välja mõeldud. Algul vahepeal me mõtlesime, et läheks Ameerikasse, aga ise me tahaks minna tegelikkuses võtta Taiwani ja siis Vietnami. Võtta 2 riiki, 2 suurt linna, aga me ei ole otsustanud. Täna on muidugi tekkinud meile Brasiiliasse väga palju vaatajaid. See protsent kasvab iga päevaga, et võib-olla peaks üldse Brasiiliasse minema midagi sellist tegema, et see, mis mina käin ise reisimas, see nagu on niisama nagu Raidi või kellegi teisega, need on niisama saated, aga kui me ikkagi Indrekuga lähme, siis me teeme ikka midagi põnevat, on ju? Ikka, jah. Otsime elus väljakutseid, et mis oleks see põnev ja mida saaks teha. Mida sina näiteks, Indrek, teha tahaksid kuskil, midagi ette võtta? Ega see minek on ettevõtmine, aga nüüd lennureisidega kogemused on juba olemas, sellega ei ole probleemi. Ma isegi vaata, selles ongi täna küsimus, et mida nagu ette võtta. Et see on niisugune, see ette planeerime, kui sa tahad niisuguseid nagu aiujumisi ja neid asju, mis me nagu oleme ette võtnud, siis nende asjadega peame nagu natukene ennem ette mõtlema. Ja. Et kus seda nagu teha saab, et me oleme täitsa tuimalt läinud ja me oleme saanud igale poole. Et alati tuleb vähemalt võtta nagu 3-4 varupraani, on ju? Ja, seda kindlasti, jah. Et jäi meil Tais väga palju asju tegemata, kuna ei olnud võimalik. Ja, samamoodi Filipiinidel. Tegelikult igale poole ikkagi lõpuks ei pääsegi. Ja igale poole ei pääse ja siis pead tegema valikuid. Ja. Sellepärast tulebki hästi palju plaane nagu ennem paika panna, kuhu minna ja mida teha. Aga jah, kui vaatajad tahaksid, et me läheksime kuskile sellise koha peale, mis teil plaanis on, võib alati teada anda. Jah. Et me oleme alati väljakutseteks valmis, et tahaks midagi siukest, mis on adrenaliini, toob meie ellu ja midagi sellist, mis tunduks toolis võimatu. Et me jätsime isegi langevarju hüppe jätsime tegemata. Pataial oli nii. Sina tahtis teha? Ja. Indrek tahtis teha, ta oli täitsa nõus seda langevarju hüppega. Tema on ennem hüpanud, mina ei ole. Ja, siis kui ma terve olin muidugi. Ja, aga kus juures ei maksnud ka seal midagi, see oli mingi 40 € toolis oli. Ta ei olnud kallis, aga seal nendel päevadel nad vist ei teinud neid hüppeid, kui meile sobis vist. Ja. Et sinna sai eelistatud, jah. Ja, hüppepäevad ei sobinud. Ja. Eks me iga kord üritab midagi ekstreemsemat kogu aeg koha peal ka leida juurde, aga lihtsalt need asjad ei saa tõeks, kuna nende tegemine on väga keeruline. Nii et näete, Indrek on valmis uuteks väljakutseteks ja eks need väljakutsed kunagi ka tulevad. Ja kindlasti vaadake meie 3. osa, mis homme välja tuleb.
pühapäevasel päeval, nii et vaadake, jagage, subscribe'ige. Tahad sa veel, Indrek, midagi rääkida? Ei taha. Aga olgu siis. Ciao. Mina oma haige tennisega kõik vilja täis. Aga jah, tšau.